investeeringud siis ka välja toodud, et seletuskirjas oli kõik olemas muidugi ka, aga veel kord üle käia, siis et Pika tänava arendamine, seal on valgustid ja raamid, et saaks saada siis lõplikult korda väärtuses 30 000 eurot. Skatepark, mis on siis ülejäänud osaga sellest laenusummast, mis oli siis mitte kõik ka need teised summad, mis tulevad, aga üks suurem summa siis ka laenu osas on skatepargi rajamine uus, 320 000, Kastani spordihalli maneeži katuse vahetus, Kungla lasteaia ja uuala mänguväljakute vahetus, ülikooli klassiruumide remont, Vabaduse kooli peahoone ja aula lavaakende vahetus ja reaalkooli jalgpalli väljaku juurde siis suurepu paigaldamine. Samuti siis reaalkooli rõdu remonttööd, et seal on täitsa selline ohtlik olukord tekkinud ja söökla heliisolatsiooni parendamine. Siis muusikakooli muusikainstrumentide soetus on seotud siis läbi Viroli tuleva maakonna arendusstrateegia rahaga, mis oli meil arutelu ja otsustasime, et kuna meil on valmimas just ka Araväärnimeline muusikamaja, siis ühe osana siin on meil soov soetada ka üks korralik klaver ja teatud siis õppevahendid, mis muusikakool vajab, et eelmine kord läks strateegia raha meil Levosse, siis nii-öelda tervisraja juurde sinna võimaluste parendamiseks ja et sellel korral võiks see olla siis seotud muusikakooliga ja see klaveri soetus seal hulgas siis, et hiljem saab siis otsustada, et kui on vaja valmis, et seal on ka mitu ruumi, mis vajavad klaverit Pärdi muusikamajas, nii et see on üks oluline aspekt. Siis Rakvere põhikoolide e-eksamite ja infotehnoloogia vahendite soetus, see on seotud, täna oli uudiste seotud, et lähevad siis nii-öelda juba proovieksamid ja kõik arvutipõhiseks. Paljud asjad on siiamaani tehtud käsitsi ja sellel aastal lihtsalt me ei jõua, enamus omavalitsusi ei jõua neid vahendeid praegu selleks kevadeks võib-olla soetada, lihtsalt ei ole neid kusagilt hankida, kui kõik seda tõesti nagu teevad, aga püüame siis nagu ikkagi olla sellega järjekorras ja sellega tegeleda, et oleksid nagu olemas seda küsimus. Äkki sa peaks selle kuu peale selle nagu idee, ma lugesin seda väga austatud matemaatikaõpetaja Alar Veelmaa arvamust Facebookis, ma ei tea, kas seda lugenud, kas on väga tuntuda. E-eksamine täpselt selle sama jura pärast kõik. Ja tegelikult ma olen Martiga selles osas nõus, eks ju, ka isiklik arvamus, et riigi poolt tulevad omavalitsustele kogu aeg nagu kohustused, aga vahendeid kaasa ei tule, eks ju, aga kui me räägime praegu rahast, siis on nii, eks ju, et me peame nagu viima nagu selle olukorra teatud tasemele ja võimaldama seda õpilastele, aga riik meile nagu selleks raha ei anna. Ega neid arvutid saab ikka muuks otsarvut kasutada. Saab, aga ütleme... E-eksam on ainult praegu üks arvutada. Jaa, aga need on ikkagi niivõrd palju rohkem juurde vaja. Tegelikult on meil vajadus kaetud igapäevaseks õppetööks, et siis nad jäävad nii suures koguses seisma. Et aitäh arvamuse eest, aga koduhooldusteenuse siis transpordivahendite toetus, see on seotud siis sellega, et meie elektriautod on pidanud väga hästi vastu ja nad on peaaegu, et läbi sõidetud, eks ju, ja meil on vaja soetada siis koduhooldusteenuse osutamiseks uued transpordivahendid ja praegu on siis arvestatud 3 autoga umbes ja kes märkas, siis oli seal ka elektriautode müügist saada tulu, see umbes 10 000, et need, mis meil on töökorras, me soovime ikkagi siis panna ka müüki, et nad ikkagi sõidavad. Võib-olla keegi kuskil hajaasustuspiirkonnas vaatab, et on soodne ja elektriauto ja kas või käia seal raamatukogus või külapoes või mis iganes, et loodetavasti leiavad nad endale rahumaid. Aga 2024. aasta laenu lõplik suurus selgub siis pärast hangete läbiviimist ja ehitusmahtude selgumist, mis on nagu ka tavapärane. Siin on näha siis need alaeelarve lisaeelarves ja ka siis sõidu- ja kõnniteede ehituse osas, kui te näete seda suurt summat, eks ikkagi Kastani ja heakord ja mänguväljakud, siis on see seotud skatepargiga. Kas see skatepark nüüd tuleb betoonist? Ei tule. Tasuks ikka betoonist lõpuks teha, kui teha, nagu su aasta kuul tuleb, mis on 2
praegu see tuleb, ma hakkasin. Seda ma ei välja kuulnud. Ma ei seda räägib, kui tuleb. See tuleb. Pumptracki kõrval. Skatepark, pumptrack, see välisvõrras. Ei, see tuleb pumptracki kõrval. Küsimused pärast, et lihtsalt kuna ma hakkasin. Kus pumptrack on? Me soovime kogu selle ala põhimõtteliselt, et see oleks... Tissimäge juurde. Spordikomisjonis ka olnud ju juttu minu pärast, et see oleks nagu kõik nagu sellised tegevused sai... Ala mõttes okei, aga see eelarve puudutab küsimuses Marti ettepanek, et kas teha seda betoonist või mitte. Hetkel on projekteeritud ka küll veehinnast vineerist analoogne nagu ta oli siin. Mina toetan ka betoonvarianti ja maailmas kasutaks seda oluliselt rohkem. Sest veehinda vineer läks meil 6-7 aastat on kõik põhjad. Ei no, jah, tõesti, me näeme, et kui sa võida aasta peale selle kulu, see on väga kahe. Enamus ikkagi maailmas teevad betoonist. Nii siis on meil veel lisavalaeelarvet, lisaeelarve reaalselt spordikoolis, siis täpsustavad treeneritoetused spordikeskuse osas olid ka välja toodud seletuskirjas, aga on siis hoone pesuruumi remont seal ja soojak kunstmuruspaadeni juurde, lisaks siis maneeži kõrgema osa katuseremont, rahualli, LED valgustid. Siis raamatukogus on nende siis plaan üle minna sellisele RFID süsteemile, mis nõuab siis teenindusalade nagu ümberseadistamist, ümbertegemist, samuti siis ka löönik soojustada ja foajees teha kerge remont. Hariduses siin puudutas Andres ennem mingi teemaga nagu, et Rakvere Vabaduse kooli osas on näha suur summa. See on seotud siis õpetajate töötasudega ja tegelikult riiklike vahenditega enamusest, kuna meil on tulnud juurde 5-6 klassi, mis puudutab siis Ukraina õpilasi. Nii et siin nagu ja muusikakooli osas on sees siis maakonna arengustrateegia toetus. Hooldekodu teakatele, et kulud hooldekodudele on suurenenud, sest hinnad on kahjuks nagu kogu aeg tõusnud ja hetkel on meil teenusel 137 inimest, kuid abivajajate arv suureneb, seega on kulud suurenenud võrreldes esialgselt saadud siin andmustega kui arvutustega ja viimase 6 kuu jooksul, et on tegelikult siis hooldekodud oma hindu tõstnud ja nüüd selle aasta algusest oleme saanud juba, need on varsti veebruar läbi, eks 2 kuu jooksul oleme saanud veel 5 hooldekodult teavituse hinnatõusust. Siis linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna projektid on üks suurem summa 168 663, et see puudutab siis 40 000 ikkagi on see autodele mõeldud osa seal sees, aga meil on vaimse tervise projekt 68 000, et see jätkub, et seal on siis 70% ulatuses saame toetust ja 30% on omaosalus. Ja see projekt on tõesti väga selline tunduv olnud, et me oleme selle raames saanud 9 erinevat lisateenust abivajajatele pakkuda, nii pereteraapia kui kogemusnõustamine kui sotsiaalsete ärevustega noortele tugigrupp ja sotsiaalsete oskuste treening noortele. Siis on veel erinevad teraapiad, nii akustiline kui kunstlik mänguteraapia ja pere siis, ma nüüd õigesti mäletan, nagu lahendusring, et kus toimub ka nõustamine. Laenukohustused lisaeelarves on planeeritud siis summas, mis on väga suur. Või vahel. No, kus see suur? Ma olin pärast seda. Ma ikka vaatan see 300 000 skateparki, kui see on vineerist ka, siis ma ei kujuta, kust see hind on tulnud, kust üldse, kus kosmoses meil on. Kui ennem oli meil Eesti kõige suurem Rakveres skateparkis, oli 10 000. Projekteeriti, eks ju, vineerist ja tehti e-eelarvestus. On selline kompanii, kes teeb sulle e-eelarvestus, eks ju. Saad mingi hinna ja sealt see hind on tekkinud. Jah, ma tuli sinna elus näitab, tõesti tegime, aga
no 8 tagasi tegime, suurusjärk oli siukse Eesti suurim, 70 000. Need hinnad ei ole tõusnud nagu 5 korda. Ja noh, seda annab ise veel jäävad betoonist ka, siis ma ütlen küll, et see on nagu tengina veetnud, päris hull number. Seal on valgustus sees, ja see lisandab, see ei ole keskpart, see on kogu see taristu. Okei, see muudab asja. Plats hinnast ka pole. Seal ei ole midagi. Jaa, aga noh, ülejäänud näiteks on juba mainitud laenukohustuste osa, eks ju, et ongi nii, kas ta nii täna skatepark, maneesi katus, kui siis need... Maneesi katus on siis nagu 4 on selle Jaak Milline maneesi. Seal, kus teevasüttes teha. See on see kõrguse plekk. Teevasüttes teha, läbi jooksub. Sest et see sai pööratud ilusa soovistatud katusele, see miks jooksu vaja. See osa on hea, seal on tipp-top. Nii, aitäh, Triin Leemeri. Ära mine ära. Anna võimaluse küsida, palun. Ära mine kuskile. Ja palun. Ma küsiks ikkagi siin abilinnaga puudub selle hariduse ja põhivõrgu koolitusele põhivõrgu nagu need otsustama aja, aga samas näed lisaeelarves on siin päris suuri summasid koolidele ette nähtud, et kas need on mõistlik enne, kui need oleks neid põhivõrgu arenenud, neid ka tutvustatud siin, et kas kõikidesse hoonetesse meil on mõistlik investeerida ja kuhu ja miks, et see on praegu kõigisse pandud või siis on otsusega tehtud, et jääb minna vormi ja ühtes ikka arutada. Kõige suuri summasid investeeringutakse seal. Ei, ma näen, vabalt 438. Seal on ju, ta ütles ju, see on ukrainlaste õpetamise raha. Ja see oli see küll, kui me võtame nüüd seletuskirjas lahti, eks ju, siis on siin ka välja toodud tõesti eraldi veel summad, aga need on tõesti hädapärased tööd, mis on nagu ka ehitusspetsialist käinud ja tutvunud, et tavapäraselt on see nii-öelda soovide nimekiri ja vajadus, et... Ei, vasta ära, mis tööd on? Kuidas? Vasta tal või? Mis sa tead see? Mis tööd on? Vabaduskoolis. Vabaduse koolis. Vabaduse koolis... Mis on tegelikult kirjas peana aula võima akende vahetus? Seal on kohe neist ära kukkunud. Eelmine aasta me vahetasime ka suure hulga akmed, eks ole, kõik need aula. Ei, see osa 300 000 sellest, ma lugesin just enne ette, on seotud 5-6 uue klassiga, mis on riigilt saadav õpetajate raha, Ukraina laste klassi. Palju on Vabaduse kooli investeeringu 150 000 suurteadus kokku? Ma olen eelarvet. Rida on 092 Rakka Vabaduse kool, 3,4 miljonit, nüüd on 438 000 juurde. Rida, see, mida selle Rutt tahab sulle täpsustada. Rutt päästa. On ainult Rutt, seletuskirjas on ainult aknad ja mis siin on aula ja siin pole 300 000 juttu. Summas 64 000 on investeeringuid Vabaduse kooli peahoones. Siin on nagu ju lisaeelarves on summa kokku, kui sa vaatad nagu seda seletuskirja ja selle ma rääkisingi praegu juurde, et mis on 300 000 ulatuses ja investeeringud on nagu eraldi välja toodud seletuskirjas. Nii, palun veel. Küsiks selle jalgpalli kohta ka, et ehitame soojaka juurde, et millal see jalgpallihall valmib ja mis selle arengud on olnud? Jalgpallihalli projekt on praegu ekspertiisis ja see ekspertiis peaks valmis saama veebruari viimane nädal, märtsi esimesed 3 päeva. Pärast mida me saame minna hankesse. See on nii kaugel hetkel. Kas millal ehitama ja valmis, kas soojakut on siis vaja minna? Aga ma räägime... Aga ma saan aru, et kui haigla valmis, siis ei pea soojaks. Aga kui meil see väljaks seal on juba ja me oleme sellel aastal selle taristu valmis teinud, veekanalid, eks ju, siis on mõttekas ka see soojaks sinna panna, et noored jalkavennad saaksid vetsus käia. No aga kui noored jalkavennad saavad uue halli, mis seda ja... Ega siis see hall või see taristu meil kasutusest välja. Väljak jääb ju alles. See jääb sinna alles. Muidugi. Puistmuru väljak jääb 100% alles. Ja seal ei ole toiti. Saldes ei vaatavast suuses hängid. See on ta välja taga, aga viiaks mürgu. Nii palju teeb. Paneks hoiab netokist. Kui ei ole, siis mul ettepanek. Arutage neid küsimusi praegu siis komisjonides nüüd. Kõik saavad võrdselt kätte. Ja lõpetaks täna esimene lugu seal. Kes on selle poolt panu rääkida? Tänud. Suur aitäh kõigile. Aitäh. Kõik oli nõus. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 oli poolt kohtumise edasi. Nii. Ja järgmine punkt on
ütleb avalduse, et ta tervis on halvenenud ja ta ei saa enam kohal käia komisjoni istungitel. Sinnamaani käis ta väga tublilt kohal. Kahjuks nüüd, kui vahepeal saatsime välja otsuse eelnõu, et ta saab välja arvata ja uut liige nimetada, nüüd selle vahepealsete päevade jooksul jõudis ta üldse meie hulgast lahkuda. Nii et selles mõttes on kurb otsus, aga kuna ikkagi protsess on käivitunud ja eelnõu tekkinud ikkagi tema avalduse põhjal, siis me otsustasime siiski, et viime lõpuni selle protsessi ja jätame siia aluseks tema enda avalduse väljaarvamise kohta ja uue liikme nimetamise kohta. Et kes seda, kas kellelgi on küsimusi selle kohta? Kui ei ole, siis kes seda toetab, saame käima. Aitäh, vastu, erapooletud. Ei ole. Nii, ja nüüd Laine Talumi küsi. Mille kuulab? No, kirjade järgi peaks nii on, et kui arupärijad tööl saalis siis ei vastata, aga kuna Kert on valmistunud, siis teile ära. Initsieerime, jah. Riigikogu jääks ära. Aga kas järgmine kord ei saa? Ei saa, see on praegu ära. Ei teeme. Siis Laila selle arupärimise etteheite linnavalitsus osas saaks kokkuda sellega, on tsiteerimisel tema tsitaadidest, mul on siin midagi liialdatud, et Rakvere linnavalitsus suunab inimesi siis teadlikult läbi erakinnistu rongioote platvormile ja ta väidab siis, et see teekond, see on siis kuskil, ma ei tea, 2 meetrit, see pole olnud piisavalt hästi hooldatud ja siis küsib ka seda, et kuidas linnavalitsus tagab inimest ohutu teekonna rongiootuse. Et me selle etteheitega ei saa nõus mitte kuidagi olla, et me siis neid inimesi teadlikult suuname ooteplatvormile läbi erakinnistu. Et asjaoluks, et läbi selle erakinnistu on võimalik siin ooteplatvormile pääseda, see ei tähenda seda, et meie linnavalitsus käsitleb seda kui avalikku ligipääsu ooteplatvormile. Et saame hästi või väita, et ja mis on ka tõesti, et on veel 3 siis paralleelselt ligipääsu sinna selle ooteplatvormile seal samas suunas, nii et see ei ole ainukene ligipääs sinna. Me oleme välja ehitanud eelmine aasta, üle-eelmine aasta näetegi, siis kogu jaama puiesteeks ulatuses kõnnitee, avaliku kõnnitee, mille kaudu on tagatud ohutud ja turvaline ligipääs läbi linna enda kinnistu siin autoplatvormil. Oodatud kogu aeg, eks ju, meie järelevalve ja nii edasi. Rääkida siin, et ei ole puudub ohutu turvaline ligipääs, see on jagurikkus. Loomulikult me suhtlesime isiklikult mina siis selle kinnistu omanikuga ja tundus selline usutav jutt, eks ju, et see hoone on ju koormatud tal üürnikega ja tal on üürnik, kes teatud kohustus ehk, et ta peab hooldama seda niikuinii, eks ju. Et ei ole usutav see, et ta ei tee seda. Ja ta kinnitab vähemalt 2-3 korda nädalas seal käib inimene, eks ju, lükkab lume ära ja paneb siis seda graniiti, mis iganes see vaja on, aga tal see kohustus on juba üürnik. See ei ole usutav, eks ju, et see tee on seal hooldamata pidevalt. Siin etteegi teha siin ja siin üks ju teie praegu aega siin kulutada ja arutada, kas 2 meetrit teest oli seal hoodatud mitte. Ja uurisin ka siis kolleegide käest, et kas on varasemalt neid juhtumeid teada, et on veel mingid etteheited olnud, et sealt see 2 meetrit teelõik, mis seal on, et see on hooldamata ja tüli ei pääse, eks ei ole hooldamata, et see on tõesti esmakordne juhus. Nüüd kõik küsimused. Sõna vastu olukord, ma arvan, meil ei ole siin... Ja täpselt, et järgmine kord ikkagi võiks panna mingid pildid, mingid tõestused juurde, eks ju, et ja... Ma arvan küll, et see on... Jah, et kõik operatiiv ikka... Kelle kohustuse kohustus, kas see on mingi krundi sisest? Jaa, see on krundi sisest. Kas keegi saab sinna minna? Ei, ta võid sattuda. Sa võid sattuda, jah. Siis on vaja ma ei ole, jah. Millest sa üldse räägid? Pigem... Kohustus on või ei ole? Ei ole kohustus. Jah, pigem tuleb olla tänulik, et saab inimesed saavad otsa ja nüüd on diagonaalis peale minna, eks ju, et ma ei näe ka siin seda probleemi, mis on probleem tegelikult on. Ma ei näe, kas kutsutakse üles linnavalitsust nagu sekkuma krundi sisest teede ohutuse?
no siit võiks välja lugeda jah, et selline inimeste heaolu, mis mina lisakodanike heaolu. ma arvan, et lõpetatakse diskussiooni ära. Te saate pärast omavahelist diskussioonis küsida. Ma tänan teid selle tänase ürituse eest. Nagu näete, tehnika ei pea vastu, aga meie siin oleme rauast. Aga mul on 2 võib üle anda ikkagi info. Meie hulgas on inimesi, kel on olnud kõik meil sünnipäev. Ma väga vabandan, eelmine kord läks meil siin asjaajuse käigus 1 miljoni info läksin ära, aga millegi pärast jäi mul üks toomata. Ma annan kõigepealt sellele, kellel me jäime nagu eelmine kord tähelepanu juhtimata. Ma ei hakka selle noore daami vanust teile ütlema, aga see oli üllalt ümmargune sünnipäev. Palju õnnes. Ja täpselt samamoodi ka selle daami vanust ma ei hakka ütlema, ka temale sobib iga päev lilli kinkida. Sünnipäev lava me ei katnud, nii et oleme kokku on käinud. Ja 6 aja pärast jälle sama tempo peale.